Patrioti püüdurakette ei ole ja neid tuleb liitlastelt sõna otseses mõttes välja kaubelda, kuid Volodõmõr Zelenskõi kinnitab samal ajal, et Ukrainal ja läänel on nüüd selge plaan, kuidas sundida Vladimir Putinit rahule. Samal ajal nõudis USA senat Donald Trumpilt selgitust, miks sanktsioonid Venemaa vastu on juba 17 kuud pausil olnud. Eile ütles Volodõmõr Zelenskõi lause, mis levis kohe kõigis uudistekanalites ja ma tsiteerin seda edasi. Vladimir Putin ei taha seda sõda peatada, aga tema peatab selle. Meil koos partneritega on plaan. See kõlab intrigeerivalt, kuid ta ei avaldanud üksikasju, kuigi mõned detailid siiski on olemas. Küll aga rääkis ta just eelmisel päeval hoopis maisemast ja muret tekitavamast asjast. Ukrainal on alles jäänud vaid üks vajalik kogus Patrioti õhutõrjerakette. Ja seetõttu palub ta Trumpil müüa vähemalt natuke neid rakette, kuid viimane keeldub ja ei taha müüa. Samas Poola teatas, et on valmis andma Patrioti raketid Ukrainale, kuid loomulikult teatud tingimustel. Ja täna selgus veel midagi. 2 Ameerika senaatorit nõuavad oma enda presidendi administratsioonilt selgitust, miks sanktsioonid Venemaa vastu on juba 17 kuud külmutatud. Jah, just nii. Kui te ei teadnud, siis praktiliselt kogu Donald Trumpi teise ametiaja jooksul on USA sanktsioonid pausil. Üldiselt uurime, mis plaan on Zelenskile tema partneritel, kas see üldse eksisteerib ja mida see endast kujutab. Kas me saame Patriot rakette, et kaitsta end Vene ballistiliste rakettide eest ja mis toimub Ameerika sanktsioonidega Venemaa vastu? Minu nimi on Aleksei Betši, lähme koos selle teema juurde. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Me liigume 300 000 tellija poole. Seetõttu olen tänulik iga teie tellimuse eest. Palun kontrollige kohe praegu, kas olete selle video all selle YouTube'i kanali tellijaks hakanud. Võib-olla olete juba ammu vaadanud, aga pole siiani tellimisnuppu vajutanud. Alustame kohe sellest samast plaanist, kuidas sundida Vladimir Putinit rahule, millest eile rääkis Volodõmõr Zelenskõi. Ukraina president ütles sisuliselt, et Kiievil ja tema rahvusvahelistel partneritel on ühine plaan, et sundida Moskvat sõda lõpetama. Strateegia põhineb Vene diktaatorile avaldataval ühisel survel. Ta ei avaldanud üksikasju, kuid on tunne, et Ukraina jätkab massiivsete löökide andmist. Lööke Venemaa vastu hakatakse suurendama, samal ajal kui lääs ei peaks mitte ainult neid lööke toetama, vaid ka aitama neid korraldada ning lisaks käivitama teatud paralleelsed protsessid. Hiljem kõlas siiski midagi konkreetset plaani kohta. Zelenskõi ütles, tsiteerin, meil on vaja tuua sõda tagasi Venemaa territooriumile. Pärast seda tunneb Vene ühiskond selle sõja tagajärgi ja hakkab oma võimudele survet avaldama. President Zelenskõi kinnitas samuti ja rõhutas vajadust hoida rindejoont ning jätkata lööke Venemaa territooriumi sügavusse, samal ajal kui partnerid tugevdavad Ukraina õhutõrjet. Samuti tuletas ta meelde ka Venemaal uue mobilisatsioonilaine kohta antud hoiatusi. Tema sõnu valmistab Kreml seda ette sügiseks kohe pärast neid võltsvalimisi Riigiduumasse. Ja ta tõi tõestuseks välja ühe arvu, mis näitab, et Ukraina strateegia juba töötab. Viimase poole aasta jooksul on Ukraina väed Aleksandrovski suunal vabastanud 26 asulat. Muide, täna uuendas Deep State kaarte ja tõesti on näha, et viimasel ajal on Ukraina rindejoonel edasi liikunud ja kõik need Putini väited selle kohta, et venelased ründavad igas suunas ja vallutavad iga päev uusi linnu. See on täielik jama. Ma ei räägigi veel löökidest Venemaa enda pihta, see on juba täiesti omaette lugu. Veel üks detail, mida Zelenskõi mainis, on Venemaa sisemiste sotsioloogiliste küsitluste andmed 10. augustist, mis näitavad kasvavat venelaste osakaalu, kes toetavad sõjategevuse lõpetamist. Tema sõnul pidas Kiiev 4. augustil igapäevast suhtlust Donald Trumpi esindajatega just Venemaale surve avaldamise mehhanismide teemal. Ja selle taustal teatas Kreml, et ootab taas külla Steve Witkofi ja Jared Kushnerit, sest Vladimir Putin on väidetavalt taas valmis rääkima ja pidama mingisuguseid läbirääkimisi. Ja täna ilmus minu arvates väga huvitav avaldus. Eelkõige
Venemaa Föderatsiooni välisministeeriumi asejuht Sergei Ryabkov teatas, et USA ei ole Venemaale diplomaatiliste kanalite kaudu midagi edastanud. Предложение Зеленского по вопросу мирного урегулирования. Ja et Venemaa suudab kiiresti korraldada USA presidendi erisaadiku Steve Witkoffi ja Jared Kushneri vastuvõttu, kui nende plaanid saavad teatavaks. Edasi tema tsitaat. Ma arvan, et see küsimus jääb tähelepanu alla. Aeg-ajalt ilmuvad selle kohta avalikud spekulatsioonid. Me suudame kindlasti kiiresti korraldada nende vastuvõttu, kui saab selgemaks, millised on nende tegelikud plaanid. Noh, siin on põhimõtteliselt kõik. Midagi imestada enam ei ole. See on lihtsalt metsik olend Serjoška Ryabkov, kes ütleb, meile ei ole diplomaatilisi kanaleid pidi rahumeelse lahenduse ettepanekuid edastatud. Noh, te olete ikka täielikud idioodid. Minu meelest on ammu juba pakutud ja edastatud. Zelenski rääkis neist avalikult. Zelenski näiteks enne kogu seda massiivsete löökide operatsiooni Venemaa vastu kirjutas ta Vladimir Putinile selge ja avaliku kirja. Avaliku. Iga venelane võis seda lugeda. Arjavkov ütleb, et meil ei ole midagi edastatud. Üldse ei saa aru, millest jutt käib. No, nad on harjunud end lolliks tegema. Kuigi ei, mitte tegema. Nad ongi lollid. Aga lähme tagasi asja tuuma juurde. Tegelikult taandub asi sellele, et maksimeerida lööke Venemaa pihta, et panna venelased ise sõda tundma. Et venelased ise hakkaksid oma plüüsdiktaatorile Putinile survet avaldama. Ma ei hakka seda lähenemist hindama, kui realistlik see on selles mõttes, et venelased äkki midagi mõistavad, aga asi taandubki just sellele. Aga ka taktikale, mille puhul tuleb maksimaalselt piirata Venemaa võimalusi teenida raha naftaekspordilt ja üldse igasugused ekspordilt, sest näiteks löögid Novorossijski sadamatele näitasid, et me ründame ka teravilja terminale selleks, et Venemaa ei teeniks raha isegi teravilja ekspordilt. Aga enne seda rääkis Zelenski midagi, mis on selle plaani optimismiga järsult vastuolus. Tema sõnul. Ukrainal on praegu vaid umbes 1/5 vajalikust hulgast raketitõrje rakette Patriot. 2026 aastal saab Ukraina kokku umbes 2,5 korda vähem rakette kui 2025 aastal. Samal ajal tulistab Venemaa igakuiselt juba 2 korda rohkem ballistilisi rakette kui aasta varem. Isegi Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni andmetel oli juuli kõige surmavam kuu Ukraina tsiviilelanike jaoks alates 2022 aasta aprillist. Ja selle taustal tunnistas Zelenski, et üritab iga päev liitlastega kokku leppida täiendavate Patriot rakettide tarnetes, tehes, nagu ta ise väljendas, miljoneid telefonikõnesid. Ja osa neist läbirääkimistest ei saa ta üldse avalikustada. Järgneb tema tsitaat. See ongi minu igapäevane elu. 1%-st 5%-ni. Mul on mitu kuud ja miljoneid telefonikõnesid. Ma üritan midagi vahetada Patriot rakettide vastu. Ma teen mõningaid asju, millest me isegi rääkida ei saa. See ei tähenda, et see oleks seadusevastane, aga ma ei saa sellest rääkida. Ta rõhutas, et vaid 5% Ameerika Ühendriikide Patriot rakettide varudest oleks piisav, et talv üle elada. Ja 10% Ameerika Ühendriikide varudest võimaldaks hävitada kõik Vene ballistilised raketid. Ja nagu ütles Zelenski, kui USA müüb, mitte ei anna, mitte ei kingi, vaid müüb meile 5% oma Patriot rakettide varudest. Me elame talve üle ja päästame inimelusid. Trumpi lubaduse kohta anda Ukrainale litsents Patriotile tootmiseks kommenteeris Zelenski samuti ilma illusioonideta. Juba NATO tippkohtumisel Ankaras ütles Trump, et lubab Ukrainal neid keerulisi raketitõrje rakette ise toota, kuid mõne päeva pärast teatas, et pole selles idees kindel. Ja nüüd Zelenski sõnul on asi jõudnud isegi sinnamaani, et pärast Trumpi esimesi avaldusi tulid Patrioti tootjate esindajad Kiievisse, et seda võimalust arutada. Isegi määrati kindlaks kohad ja asukohad, kus ja kuidas seda kõike teha, kuid lõpuks tulemusi ei ole, sest Trump muutis meelt. Juba juuli lõpus palus Zelenski Valges Majas kohtumisel Trumpit vähemalt 100 Patriot raketti otse. Trump keeldus, selgitades, et laskemoona on vaja Ameerika kaitsmiseks. Баз на Ближнем Востоке.
Lõpuks ütles ta seda otse ajakirjanikele, tsitaat, meil endal on neid rakette vaja. Ja siin on eraldi detail. Valges majas toimunud kohtumisel palus Zelenski Trumpilt 100 raketti Ukraina jaoks. Ja siin on veel üks detail, mis selgitab, miks Patrioti tootjad otse. Trump keeldus, selgitades, et laskemoona on vaja Ameerika kaitsmiseks. Raytheon ja Lockheed Martin on litsentsi üleandmise vastu, kuna nad kardavad, et ukrainlased leiavad viisi nende rakettide täiustamiseks ja hakkavad neid tööstuslikus mahus tootma. Trump rakette ja siis Patriot otse. Trump keeldus, laskemoon on siin kaitseks ja mis kõige tähtsam, odavam kui olemasolevad Ameerika liinid. Ja siis peavad ka nemad oma tootmist odavamaks muutma. CNN intervjuus juulis palus Zelenski Trumpilt raketti otse, Trump, et Vladimir Putin võib proovida sõda NATO vastu eskaleerida, rünnates väikest Balti liitlasriiki. Järgneb tema tsitaat. Vladimir Putin ei tea, kuidas seda sõda lõpetada ilma suure okupatsiooni või suure võiduta. Oma juulikuises Valgemaja kohtumises palus Zelenski Trumpilt otse Patrioti rakette. Trump keeldus, selgitades, et tema võidab ja laskemoona on vaja Ameerika kaitsmiseks. Nüüd aga konkreetne riik, mis just praegu otsustab, kas aidata Ukrainat just Patrioti rakettidega või mitte aidata. Ja siin ütlen kohe, et mängu tulevad ka omakasupüüdlikud huvid. Poola kaitseministri asetäitja andmetel peavad Poola võimud lähiajal tegema lõpliku otsuse täiendava õhutõrjerakettide partii üleandmise kohta Ukrainale. Samal ajal arvestab Varssavi omaenda julgeolekuvajadustega. Lõpliku otsuse teevad kõige kõrgemal tasemel. Isegi kõigi nende poliitiliste skandaalide taustal Ukraina ja Poola vahel ei ole välistatud, et just Poola aitab meid Patriot rakettidega, kuid siiski on siin ka puhtalt omakasupüüdlik küsimus. Ei, Poola võimud ei hakanud äkitselt Ukrainat armastama ega otsustanud talle appi tulla. Aga mis tegelikult mõjutas Poola seisukohta, oli hiljutine juhtum, kus Vene rakett tungis Poola õhuruumi. Kas mäletate, kui see lendas 70 kilomeetrit ja tabas kusagil põllul? Poola asepeaminister Kosiniak-Kamysz ütles, tsiteerin. Vaatamata kõikidele poliitilistele vaidlustele selle üle, kas me tegime õigesti raketti üle andes, tema sõnul olen ma valmis juba täna rohkem üle andma, sest ma eelistan, et selline rakett lastaks alla Ukraina territooriumi kohal. See tähendab, et hirm, et järgmine Vene rakett ei kuku kuskile põllule, vaid Poola linna, osutus tugevamaks kui ükskõik millised bürokraatlikud kahtlused või poliitilised skandaalid. Ja olgem ausad, just nende seisukohtade tõttu Poola selle otsuse teebki, et andkem juba need tõrjeraketid Ukrainale, et ta saaks rakette oma territooriumi kohal alla tulistada, et need ei lendaks Poola poole. Aga kui Ukraina tahab koordineeritud plaani Vladimir Putini lämmatamiseks, siis on oluline meeles pidada ka sanktsioonide survet. Ja sellega on probleeme. 2 demokraatide senaatorid, need on Elizabeth Warren ja Chris Coons, saatsid avaliku kirja USA välisministrile Mark Rubiole ja USA rahandusministrile Scott Bessentile, nõudes selgitust, miks Donald Trumpi administratsioon lihtsalt peatas regulaarsete sihitud sanktsioonide kehtestamise ettevõtetele, pankadele ja teistele struktuuridele, kes aitavad Venemaal olemasolevatest piirangutest mööda hiilida. Kuigi rahuläbirääkimised ei ole siiani mingeid tulemusi andnud. Senaatorite andmetel on see paus kestnud juba 17 kuud. Viimati kehtestasid USA Venemaa vastu suuri sanktsioone 2025 aasta oktoobris. Siis lõi USA rahandusministeerium naftafirmade Rosnefti ja Lukuni pihta. Senaatorite arvates oli see meede ühekordne, mitte süsteemne ja nad märgivad, et Venemaa suudab kehtivaid piiranguid kergesti vältida.
senaatorid tuletasid meelde ka Valgele Majale ebamugavat fakti. Washington jätkas sanktsioonide kehtestamist Iraani ja Kuuba vastu isegi siis, kui nende valitsustega peeti läbirääkimisi. Seega on vabandus, et me ei kehtesta sanktsioone eskaleerimise vältimiseks, kuna peame Moskvaga läbirääkimisi täielik jama. Lisaks viitasid senatorid Marco Rubio enda mööndusele. Marco Rubio juba käesoleva aasta mais, et Venemaa ja Ukraina vahelised läbirääkimised ei toonud märkimisväärset edu ning aktiivseid rahuläbirääkimisi ei peeta. Seetõttu on peamine küsimus, mille nad esitavad, sõna-sõnalt järgmine. Kui administratsioon peatas Venemaa suhtes regulaarsete sanktsioonide kehtestamise rahuläbirääkimiste tõttu, kuid need läbirääkimised jooksid ummikusse juba mitu kuud tagasi, miks administratsioon ei ole taastanud regulaarseid ja sagedasi sanktsioone? Kas administratsioon kavatseb taastada mõjutusvahendid õiglasema rahu saavutamiseks Ukrainas? Ja nüüd andsid senaatorid Marco Rubiole ja Scott Bessentile tähtajaks 28. augusti, et esitada kirjalik vastus. USA rahandusministeerium piirdus Reutersile antud kommentaaris üldise fraasiga, et administratsioon jätkab tegutsemist USA riikliku julgeoleku huvides ja rahumeelse lahenduse saavutamiseks Ukrainas. Ja selle taustal Jaapan. Tuletan meelde, et samal kuul võttis USA kongressi senat vastu uue seaduse põrgulikest sanktsioonidest Venemaa vastu. Kuid selle saatus pole veel selge, sest demokraate ja osa vabariiklastest teeb murelikuks, et seadus võib anda Trumpile uue volituse kehtestada tollimakse USA liitlaste, sealhulgas isegi Jaapani ja mõnede Euroopa riikide kaupadele. Ja seadus peab veel läbima esindajate koja. Ja seejärel ka Trumpi allkirja. Nüüd paneme selle kõik kokku üheks tervikpildiks. Zelenski räägib ühisest plaanist avaldada survet Vladimir Putinile ja sõja viimisest Venemaa territooriumile, et Vene ühiskond tuleks selle tagajärgi omal nahal. Kuid samas tunnistab ise, et Ukrainal on füüsiliselt olemas vaid üks vajalikest Patriot püüdurrakettidest. Ja ta kulutab päevi hämaratele tehingutele ja miljonitele telefonikõredele, et saada kas või natukenegi rohkem neid rakette. Poola on justkui valmis aitama, kuid alles nüüd, kui nad on ise oma raketiohust hirmul. Aga Ameerika Ühendriikides endis, kust peaks tulema peamine surve Moskvale, 2 senaatorid süüdistavad avalikult oma enda presidendi administratsiooni selles, et sanktsioonide hoob on juba 1,5 aastat lihtsalt välja lülitatud. Samas kui diplomaatia on juba ammu ummikusse jooksnud ja läbirääkimised on tupikus, selgub, et see Putini lämmatamise plaan, olgem ausad, eksisteerib praegu pigem kavatsuste ja avalduste tasandil. Kui reaalsed sünkroniseeritud tegevused. Sõjalist toetust ei ole piisavalt isegi talvel ellujäämiseks. Ja majandussurve, mida Trumpi administratsioon ise põhjendas läbirääkimiste vajadusega, püsib tegevusetuna, isegi pärast seda, kui need läbirääkimised on ummikusse jooksnud. Seetõttu on ainus sanktsioon, ainus relv, mis võib praegu sundida Putinit sõda peatama, see on tõepoolest ainult massiivsete löökide jätkamine metsikute pesemata venelaste vastu. Siin panen 3 punkti, teie arvamus ja järeldused kirjutage selle saate kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite toetada sõltumatu YouTube'i kanali tööd, saate seda teha YouTube'i sponsorlusabil. Selle video all vajutage nuppu toeta. Valige endale sobiv toetamise viis. Olen tänulik selle kanali töö igasuguse toetamise eest. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head.